Võib-olla jäi siin varasemalt seda mainimata, et antud majal oli ka maakütte lahendus, et see nii-öelda küttelahendus natukene ka sõltub sellest kinnistust, et mida sa saad sinna planeerida ja kus kohas see paikneb, aga konkreetsel majal oli siis maakütte ja põrandakütte lahendusena, et seda me vist jah, seda ma ei maininud jah, see kindlasti on selles lõppnumbris määrav, et mida sellisem efektiivsem ja maakütte on täna suhteliselt efektiivne lahendus, et ja mida sellel majal muidugi ei olnud, tal ei olnud ju päikesepaneele, et selles suhtes, et päikesepaneelide juurde tuleme hiljem tagasi, et aga just, et kui vähegi tänases energiasituatsioonis võimalik on, siis tasub alati mõelda nende päikse lahenduste peale ka. Ja sellest me vist räägime veel täiendavalt eraldi, aga võib-olla siis selle küttesüsteemi juurde ära mainida, et jällegi esitakse hästi tihti, mis on see küttesüsteem, mida me täna peaksime planeerima, siis täna võib küll öelda, et 10-9 juhul vähemasti me ikkagi räägime siis õhksoojuspumpadest ja kas siis maakütte baasil või siis õhk-vesikütte baasil. No ütleme eelistatud ja kindlasti kasutuses parem või nagu optimaalsem lahenduseks maakütte lahendus, et ta kindlasti on palju parema selle kasuteguriga. Aga on situatsioone, kus maakütte paigaldamine näiteks ei ole võimalik, kas ei ole kinnistupinda või ei ole sobivat pinnase struktuuri nii-öelda all, et need võimalused siis mõniti välistavad seda maakütet, et sellisel juhul oleks järgmine eelistatud variant ilmselt õhk-vesisoojus. Jah, kes on valmis rohkem investeerima, siis alati saab planeerida ka puurauke, kui pinnas horisontaalkollektori jaoks ei ole piisav või ei ole sobilik, siis kaalutakse ka puuraukude tegemist. See on küll selgelt selline suurem investeering juba, aga kellel on väga pikk vaade ja kellel on see valmidus olemas, siis tihtipeale selle ette võtavad. Siin on üks asi on see kokkuhoid pärast küttekuludelt. Kindlasti on üks pluss veel, et me saame sealt puuraukudest ka jahutuse hästi lihtsalt kätte. Passiivset jahutust teha. Just. Ja kolmas aspekt, mida siis tuuakse, võib välja tuua on see, et ikkagi kogu see süsteem on natuke vaiksem. Kui meil on õhk-õhk pumbasüsteem, siis ta ikkagi teatud müra see kompressor siis tekitab väljas. Aga see tänapäeval on need õhk-vesi pumbasüsteemid ka läinud niivõrd heaks ja see müratase on minimaalne, mis see tekib tegelikult. Ja ega see oleneb jällegi nagu inimese enda tundlikkusest ja sellest ka mõnevõrra situatsioonist, kus sul hoone paikneb, et kui sa ikkagi tahad kuskil maakohas linnulaulu igapäevaselt nautida, et siis võib-olla see urisev võib sind häirida. Et see oleneb juba natukene. Ja mitte jätta muljet, et meil on ainult siis õhk-vesi või siis maakütte pumbad variandina, meil on ikkagi teised variandid ka, aga ütleme, tahkekütte katlad, pelletipõhised, puidupõhised katlalahendused on ikkagi täna pigem vähem kasutuses, vähemalt meie uuemate majade puhul, mis me planeerime. Ja ütleme ka, kui sa tõid siin selle pelleti või muud katlad välja, et nad nõuavad ka teatud eri ruume, eri suurusega ruume ja ka korstnaid ja muid selliseid läbiviike, et see kindlasti on nagu teeb maja mõnevõrra ka suuremaks ja natuke keerulisemaks planeerida. Jah, aga vaata, mingisugustes situatsioonides tuleb selle peale mõelda, et meil on aeg-ajalt ehitame ka Eesti väikesaartele ja mõnel saarel, kus näiteks ei ole elektrit, siis sa pead valima tahtmata endale energia sellise lahenduse, mis sul sobib. Ja mis minimaalselt võtaks elektrit, et siis hakkavadki tulema mängu, et kas see pellet või õliküte või aga need on pigem erandid. Need on erandid, jah. Et sellises üldises plaanis on nad ikkagi küttepumpade baasil täna liikunud. Just sai siin hiljuti. Mugavuses on küsimus, et mismoodi sa seda siis nagu igapäevaselt pead ekspluateerima. Et see pellet nõuab teatud rohkem tööd, mingi õlikatel nõuab rohkem tööd ja peal silma hoidmist. Hiljuti just sai räägitud ühe küttesüsteemi spetsialistiga siin sellel teemal, et kui siin selle elektri hinna valguses siin ongi tekkinud huvi klientide poolt ka just pelleti peale mõelda või tahkeküttekatlade peale mõelda, siis sai selline hästi kiire kalkulatsioon tehtud. Siis tegelikult tõesti summa summarum, kui vaatame terviklikku küttesüsteemi, et seal ei ole olulist vahet, kas me räägime siin näiteks maaküttesüsteemist või me räägime näiteks sellisest tahkekütte katla lahendusest.